Tšau, see on siuke future me praegu on ja oleme siin beebiga. Igatahes enne selle video alustamist ma tahtsin rääkida sellest, et alustasin seda videot niimoodi veebruari üsna alguse poole. Ja praeguseks, kui see video valmis on nagu maailmas absoluutselt teistsugune olukord ja seisukord ja tundub imelik nagu kogu selle valguses olla mingi, nüüd on siin minu mingi vlog sellest, kuidas ma saan koera vaata. Või noh, see tundub naljakas. Aga ma tõesti siiralt usun sellesse, et õnn ja armastus on midagi, mida on alati hea maailmasse anda. Ja see on see, mida ma ausalt teha proovin. Näidata armastust, jagada armastust ja õnne, kui see teeb kellelgi päeva paremaks, tuju helgemaks. Et isegi kui see tundub naljakas praegu midagi sellist jagada, siis ma ise kogu ärevuse keskel leian täpselt sellistest asjadest rahu ja saad aru, et me kõik peame andma enda panuse mitte ainult, et aidata, vaid ka, et ennast hoida, et me saaksime kollektiivselt olla tugevamad ja jagada rahu ja armastust. Igatahes, ma loodan, et sa naudid. Ma loodan, et mu seletus oli enam-vähem arusaadav ja okei, naudi, tšau. What is it? Ma just filmisin kogu selle intro ja siis mu mälukaart sai täis ja ma olin nagu suht imelik, sest et tavaliselt see kestab päris kaua ja see oli üsna tühi enne. Ja ma vaatasin, mul kas seda väga palju. Ma filmisin kogu asja kogemata aegluubis. Nii et suurepärane. Aga ma teen seda nüüd uuesti. Tegelikult pole sellel absoluutselt vahet, sest et see ei ole üldse selle video mõttega seotud. Point on hoopis selles, et homme me lähme Pärnusse ja toome ära ühe väikese mini Austraalia lambakoera nimega, nüüd uue nimega Benji. Ma olen väga ootusärev ja õnnelik ja ikkagi kardan ka. Aga kõige paremas mõttes. Kuidas täna on siis kolmapäev, homme lähme mingi pärastlõunaks, lähme Pärnusse, issiga koos ja me olime seal. Mul ei ole 13 aastat olnud koera kutsikat või nagu seda tunneta, ma nüüd nagu saan koera, ma ei mäleta, mis tunne see on. Aga ma tean, et ma olen temaga juba nii obsessed, et ma ei tea, I could cancel all my plans for my entire life lihtsalt. Ma ei taha enam kunagi midagi teha peale lihtsalt kodus olemise ja niimoodi, et ta mu sulle nagu I'm obsessed, okei. Me oleme ostnud ausalt nii palju asju juba, et kõige paremas mõttes he will be spoiled. Ma räägin natuke nendest asjadest, mis me oleme praegu juba ostnud ja muretsenud oleme. Ma ei saa kõike näidata, sest need on lihtsalt nii suured, aga meil on puur, sest me nagu crate trainime teda. Aga ma näitan need mänguasju, sest need on lihtsalt nii nüüd. Nagu see on uus. See ongi see loom, keda saab mingi nagu soojaks teha, nagu sounds weird, aga see peaks toimima. Mul nagu isiklik lemmik, nagu see näeb nii liit välja. Tal on mõlemal pool silmad, okei, this is creepy. Osad asjad veel lahti lõikamata, mida ma ka kohe võiks tegelikult teha. Siin on kinnitatud mingid 1000 erineva asja, aga nagu mina ei saa nüüd lahti, kes neid saab lahti. See oli nii jänku, oh my god, okei, see on väga cute. Aga kui sa ostad midagi oma loomale, aga sa ise seda endale ei tahaks, siis nagu miks nemad peaksid tahtma? See on väga minna. Hide treats inside, okei. Need on mu vanemad ostatud, sellepärast ma ei tea siin kõike kohta. Vaata seda, see on nii armas, see on koos rihmaga ja see on nagu nii pisike. Ausalt öeldes me mitte keegi ei suuda praegu täpselt nagu arvata, kui suur ta on. Nagu ta võib olla selline ja nagu ma ei tea. Nagu piltide pealt lihtsalt, ma ei tea, ma ei suuda kuidagi ette kujutada. Ja siis on üks rihmakene. Ma lihtsalt füüsiliselt ei jõua kõiki asju näidata, mis meil on, aga see nöötja, toidunöötja. Siis need, kuhu saab sisse panna ka mingi frozen yogurt ja rääkimata igasugustest šampoonidest. Muidugi igasuguseid maiustusi. See on selline nagu travel bag. Selline cute. Ja selline armas soft bed. Väga armas pehme voodi moodi siuke pisikene pesa.
praegu tundub, et me oleme üsna varustatud ja valmis, mis ma loodan, et me päriselt ka oleme. Ja tegelikult kõik suurepäraselt. Ma olen olnud nii excited, et ma pole terve nädala magada saanud juba mitte ainult nüüd täna öösel, kus ma magada ei saa. Ma ei saa juba praegu olla, ma ei saa millelegi keskenduda isegi. Ma loodan võimalikult palju kogu protsessist näidata ja ma olen nii õnnelik ja ma olen nii hea meel, et ma saan seda jagada kõike ja seda jäädvustada. Ja ma tõesti loodan, et see on huvitav vaadata. Anna mulle teada, kas sul endal koer ei ole, kas sa tahaksid. Kes ei tahaks koera, aga tegelikult on inimesi. Aga sõnaga, näeme varsti. Tšau! Tšau! Nüüd on natuke hiljem. Oi, kas mul mis siis sügumas? Ma mõtlesin, et meil on siuke väike aedik talle ja MS-i tulevad alles hiljem koju ja kokku panna kell 11. Ma ei saa nii hiljem üleval olla. Ühesõnaga, ma hakkan seda juba lahti pakkima, sest et meil peab homme ikkagi olema kõik valmis, kui me koju tuleme. Et miks mitte kohe alustada. Vaata, kui armsad püksid. Siin küsid, et kas ma saan siis ka... Ma ei taha. Mullikive. Oi, siin on kruvid. Siis ma küll seda ise teha ei taha. No ma tegin lahti vähemalt, selles mõttes, et see on ju... Ega mina mingi meistrimees ei ole ju nagu... Õpetus. This is not English. Ma olen väga palju oma elus selliseid asju kokku pannud, aga ma pole seda kunagi üksi teinud. Kui mu pärast lihtsalt nagu valesti läheb, siis on natuke nõme. Nii tore, et ma reaalselt oleme 20 minutit filmid seda, kuidas ma lihtsalt mitte midagi ei tee. Ma arvan, et asi on selles, et ma olen üleväsinud või siis sellepärast, et mul oli päriselt palju asju teha ja siis ma procrastinatisin päris tugevalt. Ja ma hakkasin Riverdale'i kõige uuemat hooaega vaatama. Ma ei ole isegi mingi viimast 2 näinud ja ma lihtsalt hakkasin seda vaatama nagu ilma mingisuguse kontekstita. Et ma tunnen, et nagu ma tahaks, et see oleks nagu informatiivne nagu vlog nagu teistele inimestele. Aga ma olen ise lihtsalt nii üle ärevil ja ise ma samamoodi õpin. Nagu struggle with me pigem. Nagu feel the process with me. Ma ei hakka nagu valetama ja mingi olema, et nii, siis on õigesti, et nagu mina ka ei tea ja nagu ma ei ole selle peale kunagi varem nii palju mõelnud, aga lihtsalt nüüd, kui ma olen näinud pilte sellest, kuidas tema on praegu oma kodus, et ta nüüd tuuakse täiesti uude kohta, täiesti uute inimeste juurde, ma ei kujuta ette nagu sa oled väike loom, sa oled nagu reaalselt beebi, see on nagu täiesti teisi keskkonda, täiesti uute inimeste juurde tuuakse, et kui stressirikas või nagu ma mõtlen, kui ma oleks pidanud väiksena minema mingi täiesti teise keskkonda ilma oma vanemateta, ilma kõigeta, millest on mulle ever tuttav olnud. Ma ei tea, mul on nii kahju, sest ma tean, et ma anname talle imelise kodu. Nagu lihtsalt, ma ei kujuta ette, kui stressirikas see on. Ma tahan talle lihtsalt pakkuda seda, et tal on päriselt hea olla. Nii, mul sai vahepeal mälukord täis. Pardon me, mingi pool tundi mööda läinud. Aga ma vist sain oma eelmise teema enam-vähem lõpetatud. Tegin vahepeal teed. Rahustavat. Ma olen mingi 20 tundi koera videoid praegu YouTube'is vaadanud lihtsalt. Ma tahtsin lihtsalt näidata, et täpi näeb välja nagu lumekokk. Vaata teda. Ta on nii puffis kuidagi. Tšau. Tea, mis täna juhtub või? Neile tuleb uus pereliige. Me saime eile pisikesele benchile tema aiakese valmis, ise ehitasime siin, või panime kokku, ma ei tea, kas öelda, et ehitasime, aga tegime modifikatsioone. Siin on puurikene, ühesõnaga, see näeb hästi armas välja minu arust. Ma ei hakka isegi selle segaduse eest siin nagu praegu väga vabandama. Tšau, nüüd me hakkame varsti minema. Kell on praegu umbes 3, me hakkame 4 sõitma. Meil oli alguses plaan natuke varem minna, aga kuna ta jõuab ise nii hilja, siis meil on väga mõtet. Nii, meil on siin kaasa pandud rätik, need traksid, mänguasjad, peanut butter, need lakkumisasjad, baby selfad, natukene krõbinaid, siis on need pee-pads, siis on muidugi väike lemmikloom veel ja veel igasuguseid sooje ja pehmeid asju ja me paneme ta siin selle travel kotti siis. Ja issi peaks varsti jõudma, nii et siis me saame asjad tõsta autosse ja minema hakata.
ujus. Kõige paremas mõttes. Kui te niimoodi vaatate, see mul on imelik. Ma praegu siin kohtuskus. Võtsime süüa, sest bensiin jõudas umbes 11 ajal. Nii et me lähme enne sinna, seda Tom Holland saab filmi vaatama ja ma tegelikult ei tea, kas üldse midagi kuulda. Kell on 10 minuti pärast 11. Meil on siin väike kurikael. Tänane möödus väga hästi. Ta magas, võinud terve 7:30 ärkasime üles. Siis me käisime õues. Siis me tulime tagasi tuppa, siis me läksime uuesti õues, me tagasi tuppa, siis me läksime jalutama. Ühesõnaga mängisime palju, jalutasime palju, tegime trikke. Siis ta väsis ära õnneks. Siis ta tuli natukene näppis toas ja meil on täpselt sama unerežiim nüüd. Hai! Kui tema väsib ära, siis olen ma juba väsinud. Ma teen lõunauinakuid, teeme koos. Ma olen nii väsinud. Ühesõnaga ma arvan, et me kohe teeme väikse uinaku. Kuidas sa oled nii armas? Lama! Tubli lama! Jaha, lama! Tubli lama! Tõsi. Ja, istu. Tubli, istu ja. Lama. Tubli lama ja lama. Lama. Ja, lama. Tubli lama. Istu. Tubli. Ja. Tubli. Nii hea oled. Sa oled nii tubli selles. Tule. Tubli! Sa oled nii tubli. Käed peale peab istusid. Sa oled nii tubli. Two little babies. Lähme kohe varsti sotsialiseeruma Sandri vanemate juurde. Nii et vaatame, et see läheb hästi. Siin ei ole praegu super hästi näha. Vist. Kuidas läbi tuleb siia. Väike plänki. Kes meil siin on? Ja upstik. Ja tubli. Ja see nii ilusti ootasid. Meie lähme täna külla oma ühele uuele tulevasele kutsusõbrale, Woodile. Me tutvustame väikest Benjit. See on super. See you there! Tagasi. Keegi jäi meil siin väga uniseks ja magas terve töö, sest me mängisime nii palju. Et mul talle väga meeldis ja nii tuli nii nunnu, kuidas ta magas ja nohises terve töö lihtsalt. Aga meil oli reaalselt super tore, nad said nii hästi läbi. Alguses Benji natuke kartis, mis oli tõesti normaalne, sest et Woody on lihtsalt nii palju suurem kui tema. Aga nad said suurepäraselt läbi lõpuks ja Benji ise mängis nii palju, ta jooksis, hüppas. Igatahes lähme tuppa ja siis ma arvan, et me teeme väga mõnusat tudu. Mis sina arvad? Teeme ühe mõnusa tudu.
tere hommikust! Mina teen hetkel süüa. Keegi teeb minuga koos süüa või? Aitäh. Praegu hommikud mööduvad lihtsalt niimoodi, et ma ei jõua peeglissegi vaadata, mida ma ei ole täna terve hommik veel teinudki. Meile väga meeldib kandik. Mis teed sellega? Enamus hommikuid vaatan peeglisse alles reaalselt mingi 3 tundi pärast ärkamist, sest et mul on lihtsalt emaga nii palju tegemist olnud. Ühesõnaga, juhtus üks asi. Ma filmisin nii palju toredaid asju. Ma filmisin seda, kuidas me käisime esimest korda vannis. Ma filmisin igasuguseid asju, kuidas Sander oli Saaremaal, kuidas me kõik läbi käisime, mida iganes mängisime. Ja siis ma tahtsin neid videoid endale arvutisse tõmmata ja ma kustutasin kogemata kõik ära. Ma nägin nii palju vaeva, et neid tagasi saada ja ma proovisin kõike. See ei toiminud. See on raske, aga me liigume edasi. Ilmselt see on täiega nõme, aga olgu mis on. Me saime ta neljapäeval. Ma alustasin seda vlogi, tegelikult ma alustasin seda kolmapäeval ja täna on kolmapäev. Ehk siis see on siuke nädala pikkune, siuke nädala spänn olnud. Täna ma näitan natuke rohkem otseselt päeva ja räägin natuke rohkem juurde ja siis see on nagu it for right now. Neljapäeva öösel jõudsime koju reedel ja laupäeval võitsid, eriti reedel. Ma lihtsalt isegi ei pannud tähele, kas ma ise söön, kas ma ise käin vetsus, kas ma ise üldse olin nägu ega hambaid pesnud, sest et reaalselt ma kogu aeg lihtsalt olin temaga nii tegevuses ja meil on välja kujunenud täpselt samasugune nagu unerutiin. Siis kui ma ise olen väsinud, siis ma tean, et ta on väsinud. Kui tema on väsinud, siis olen mina väsinud, lihtsalt sest me nagu kuidagi sinkisime. Esimesed paar päeva ta ei teinud piuksugi, mis oli väga, nagu me mõtlesime, et sellest ongi vaikne koer. Aga tegelikult mingi 3.–4. päeval ta hakkas nagu ära harjuma. Ja siis ta hakkas oma nagu iseloomu rohkem näitama. Nagu iga hommik, kui me ärkame, ta on täiesti crazy lihtsalt. Ta on nagu nii excited päeva pärast. Aga me käisime pissil, siis me käisime jalutamas, siis me tegime trikke, siis käis issi temaga veel õues ja nüüd ta lõpuks magab rahulikult, ta väsis ära. Toidu koha pealt me oleme talle praegu andnud päeva peale 120 grammi. Lasen tal natuke magada, siis me võib-olla sõidame kunagi ei tea, aga me lähme õhtul ka, me lähme Benjiga peole õhtul. Ma lähen näitan talle natukene uut keskkonda. See pole nagu midagi hullu, et siis lihtsalt lähme vaatame, sõidame ringi. Praegu, ma arvan, ma teen natukene koolitöid. No kas keegi ärkas meil üles? Tere siia hoopis. Ringi, tubli, ringi, hästi, istu, tubli, ringi, tubli, istu, hästi. Touch, tubli, touch, tubli. Benji, koht! Tuleme koht! Koht! Tubli koht, tubli koht. Tubli oled. Sa ei tahaks natuke veel tüduda või? Tahaks või? Mis siin toimub? Mis siin toimub praegu, või? Mis siin toimub? Te võtate soolikad välja. Tere! Tubli. Sa teed jänesele võrvakatseid või? See on ju nii tore. See on tore jänes. Aitäh. Aitäh. See on täiega tähele panna, kuidas talle hullult meeldib nagu trenn ja trikid ja see väsitab teda täiega hästi ära. Siia! Jaa, tubli siia. Ringi. Tubli, ringi. Tubli, istu. Hästi, ringi. Tubli. Touch. Tubli, touch. Ei, mitte mind. Paigal. 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 Hästi, paigal. 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 Tubli paigal. Tubli paigal. Tuleb see juba väga hästi välja. See paigal harjutus oli reaalselt talle kõige raskem õpetada nagu. Sest ta on nii hüperaktiivne enam sellest. Õnneks praegu ta on suht maha rahunenud. Siia! Hästi, ringi. Tubli, ringi. Hästi, istu. Tubli, touch. Tubli, touch. Tubli, touch. Hästi! Sa oled nii hea selles! Sa oled nii hea! Sa oled nii hea selles! Sa oled nii hea ja tubli! Sa oled nii hea selles! Sa oled nii hea selles! Äkki poisu korumad. Istu! Paigal! Jah!
tubli. Kas sa pead praegu? Kell on nüüd palju hiljem, ilmselgelt. Õues on pime. Mul oli plaan võtta teid kaasa ühele üritusele, kus me täna Benjiga käisime, aga mul olid lihtsalt käed nii tööd täis. Me sõitsime sinna autoga mingi 20 minutit, mis nagu iseenesest ei ole pikk sõit, aga me ei ole varem pimedas niimoodi sõitnud. Selgus, et talle ei meeldi see. Meil oli üsna palju nagu selliseid takistusi tee peale, aga me saime kõik tehtud. Ja ta oli üritusel ka suurepärane, ta oli lihtsalt, sai kõigiga nii hästi läbi. Tuli alati mu juurde, kui ma küsisin, tegi kõike. Jah, ta oli lihtsalt suurepärane, ta on suurepärane koer, kellega igal pool käia, ta on nii sõbralik, ta on nii tore, ta meeldis kõigile nii väga reaalselt. See oli siuke pidu, kus ma väga nagu kedagi ei teadnud. Ja ausalt ma ei ole mitte kunagi ühelgi peal nii paljud inimestega korraga tuttunud, sest kõik on lihtsalt mingi su koer on nimeline ja nagu he really is. Nii et meil oli räigelt tore ja ma olen nii läbi. Kell on praegu mingi 9:30, ma arvan. Siinkohal ma lõpetan selle vlogi. Ma loodan, et ma sain piisavalt materjali, et see kokku panna. Ma natuke kiirustan nüüd, sest et mul on siuke tunne, et Benjil on, et ta tahab midagi. Igatahes, aitäh, kui sa seda vaatasid. Ma loodan, et sa said siit natuke rõõmu oma päeva ja inspiratsiooni, mõtteid, mida iganes. Igatahes, varsti näeme jälle. I will keep you updated, mis sellest väiksest Benjist saab ja näeme juba varsti. Tšau!